me olime eile niivõrd laisad, et me unustasime teile tšau öelda. Nii et uue nädala videot näete samas outfitis, sest et Einne tšau sobib küll video lõppu, ei ole vaja uut filmida. Me ei öelnud isegi tere tšau. tulemast. Sa ütlesid nägemist neile. Ei öelnud. Ütlesid hea tööd midagi neile. Ma ei öelnud. Ütlesid, see sobib küll jää nädal lõppu. Meil pole vaja filmida mingit eraldi klippi. Ma võtan nüüd püksid maha, nii et kui te tahate vaadata mind püksata, siis vaadake edasi. Good morning! Me oleme jõudnud sihtkohta, kell on 9 läbi natukene. Saime kenasti parkima, meil on praegu suur probleem, meil pole sularaha ja me satume alati tolliväravatesse, kus saab ainult sularahaga maksta. Seal ei saagi muu asjaga maksta. Me ei ole, ma arvan, et saab küll. Ja siis me leidsime siin Pompeis ainukese parkingu, mis oli online parking. Nii et me... Kus sai online'is maksta? Online parking. Yeah. Online parking kõlab nagu me jätaks autopargiks online. Ja siis see oli ainukene koht, nii et me tulime siia, maksime 20 €, saime kenasti siia sisse. Ja nüüd siis on meil teine asi, et ma praegu nägin, et on Pompei lehel mingisugune koera see pilt, et kui suur koer võiks kaasas olla. Et kuni 10 kilo ja 40 centimeetrit turjast. Aga vorst on 11 kilo. Vorst on maks. Ja ma ei tea, kui pikk ta on. Aga no me lähme proovime. Küsime, kas saame temaga. Kus selle asjad on? Kus käärid on? Käärid peaks seal samas olema. Mis sul kääre vaja on? Mis sul kääre vaja on? Ma paetan mu uue plussi. Okei, nii et hoiame teid updated. Ühesõnaga, kahe sõnaga, kurvad lood on meil. Tulime meie Pompeisse, leidsime vähemalt sularahaautomaadi, saime raha kätte. Ja siis tulime väravasse, et tahaks nagu sisse saada. Ja saimegi sisse. Isegi see vend lasti sisse. Ta oli nagu viieline, sest teda tuli vaatama, kas ta sobib, ta istus. Ja mingi tädi tuli nagu kontrollis, no seal mingi suurusega koerad saavad sisse ainult. Ja siis vorst istus nii ilusti, vaatas talle otsa. Tere, ma olen viieline, ajalooviline. Ja siis tädi oli, it's okay. Nii et vorst sai ka tulla jälle meiega. Siin on siis esimene koht. Seal oli mingi nimi ka, ma pärast kaardi pealt vaatan. Aga eks me jalutame ja teile paneme jälle mussi mängima ilmselt ja nii läheb. Nii et nägemist.
me jõudsime ööbimisse. Miks sa filmid? Miks ma ei või? Sa võid. No mis ta hakkab keelama. Me hakkasime mingi peale 1 sõitma ja kell on palju kallis. Kell on palju kallis. 10:15 pärast. 10:15 pärast. Eks me 9 tundi. We're very tired. Viimased mingi 20 mintsa oli väga pikk sõit nagu. Ja me leidsime siin siis jälle Free Campsi, mis nagu ei ole väga kaugel sellest kiirteest. Mingi 2 kitsa vist sõitsime ainult. Ja seda on vist suht hästi kuulda ka või? Mida? Kiirteed. Jaa, on küll. Me ei ole 2 kitsa. Ma arvan, et meil on mingi 500 meetrit. See on kiirteest. Okei. Noh, igatahes. Suht lähedal, et saaks homme kohe sinna peale minna. Siis me peame plaani välja mõtlema, et mis siis homme. Ideaalis, ma ei tea, vaatame, mis saab. Ja tänaseks siis lähme tuttu, et homme uue hooga saaks sõita. Juhu. Homme seda on Poola. Sõidame või? Sest meil on selle Austriani vist mingi 2 tundi sõita või natuke rohkem. Austriast läbi oli, ma ei mäleta palju. Ja siis Tšehhis ühest otsast teise oli mingi 2 tundi, mingi 30 minutit vist. Nii et see oleks päris pikk aeg, et sõita. Poolas on see eelis, et seal pole seda vinjetti, et me ei pea jaurama nagu sellega. Austrias ja selles, et kuna esmaspäeval mul on väga pikk tööpäev, siis on natuke kehva selle asjaga. Et siis peaks nagu võtma 2 päeva ostma siis või 10 päeva, ma ei tea. Praegu juhatad läbi Sloveenia. Sloveenia? Jah, praegu juhatad läbi Sloveenia. Et siit on kerge. Sloveenias on ka vist vinagett. Igatahes me arutame, mõtleme ja siis homme näete, mis me mõtlesime välja. Ja homme räägime natuke Pompeist ka rohkem, mis meie arvamus on sellest asjast. Olgu. Ja teate mis Ints tegi? Ma täna valisin omale laulu. Et vaibin, sest ma olen seda laulu mingi, ma ei tea, 2 nädalat laulnud Intsule. Ja siis vend pani lihtsalt selle ära. Kus ma pidin teadma, et sa sükast solki kuulad? See on hea laul. See on Taylor Swifti Ophelia laul. Raudselt teate. Ja siis ma mõtlesin, kuna ma olen seda mitu nädalat laulnud, et kuuleks seda laulu, siis vend ma kõne. Ja suksega ma elan. Oot. Aga olgu. Lähme tuttu. Me viimane hommik Itaalias, Lidli pauk. Võtsime saiakesi tee peale. Eesmärk on sõita 654 kilomeetrit. Vähemalt. Ja jah. Ütleme Itaaliale tšau ja ma juba olin natuke Lidlis kurb. Lehvitas makaronidele. Jaa. Tüüp reaalselt lehvitas makaronidele. Ja siis jooksis mingi kohalikule tädile otsa, sest ta lehvitas makaronidele. Jah. No nii oli. Ei vaidle vastu. Ja siis ta oli mingi, oi, lähme tagasi, siin on nii külm. Siin on 9 kraadi sooja. No, minu poolest me võime kohe tagasi minna. Opa. Ma tulen tahavad loa. No sa ei panegi rattureid tähele selles mõttes. Ma ikka panen, aga ma vaatasin talle nagu otsa ja siis mu aju nagu ei reganud ära. No jah. Et mis ta jäi ka munema, et kas ma sõidan tast üle või ei sõida. Ja siis me vaatasime üksteist. Vaatasime üksteisele sügavalt silma. Igatahes keegi ei viitsi kuulata, kui siin mälub, nii et me lähme sööme ära ja siis sõidame. Sa ei saa teha siukseid eeldusi, et keegi ei taha kuulata. Võib-olla keegi tahab kuulata. Sa ei tea. Sa ei tea seda öelda.
ja ma eile õhtul, ma ei jäänud üldse magama, sest mul oli, ma ei tea, nii raske. Vähe sõitsime ikka. Nii raske, ma ei tea, me sõime Mäkke ja siis mul oli nagu raske olla ja siis ma ei maganud ja siis praegu ma ka väga ei taha neid sajaks süüa, aga ma võtsin mingi sõõrikud, mis on natuke võib-olla leebemad kõhule. Aga õhtuks ma leidsin seal samal ajal, kui ma olin Facebookis, nägin mingit salati retsepti ja me täna proovime seda, ma ei tea, mis sellest välja tuleb, aga sest ma väga kala ei söö, aga seal on kala sees. Nii et tuunikala, see ei ole isegi päris kala. No, kala ikka. Pigletto. No, vaadake seda, ma tahaks ka seda... Äkki see on viimane Pigletto täna, see kord Itaalias. Tahaks ka seda nuppu vajutada. See nupp tundub alati. See nupp tundub... Ja pups! See nupp tundub nii mõnus alati. Pigletto. Aga olgu. Me oleme omadega nüüd Austrias. Itaalia nüüd jäi selja taha, juba näeme lund. Et jah, teeme siis reisist väikse kokkuvõtte. Olime siis pea 6 aega vist või rohkem. Mida? Kus? No kus me olime? Itaalias oli. Ei no kokku reis oli üle 2 kuu ju. Itaalias. No Itaalias ei olnud 2 kuud ja Itaalias olime, mina ei tea. Üle 6 vist olime ikka või? Ma täpselt ei mäletagi enam. Vist äkki olime. Ma ei ole nüüd ka kindel. Ei, kindlasti olime üle 6. No igatahes. Võtame siis kokku. Mis siis, võtame siis kõigepealt negatiivse ja siis võtame positiivse noodi lõpetada. Mis negatiivne oli välis? Prügi ja liiklus. Ja teed. Teed. Kohutavad teed. Teed ja liiklus põhimõtteliselt oli ja prügi tõesti, aga no seda prügiprobleemi, nagu teate, ma juba Hispaanias filmisin ja ma olen seda igal pool mujal juba Euroopas filminud ja eks see prügiprobleem on igal pool kahjuks. Jah. Paraku. Ja no mis oligi võib-olla, ma ei tea, kas oli veel midagi. No see on ka tegelikult, et see on nagu tore, et on neid free campsite'i suht palju. Et tegelikult seal ju niisama ei tohigi nagu ööbida, aga see on nagu kurb, et seal ei ole väga sukast nagu loodus- või matka kohta või me ei osanud otsida. Ei no see lihtsalt, pigem ongi see, et need alad, kus me käisime, on nagu nii tihedalt asustatud, et seal ei olegi sükest mingi, lähed metsa ja oled metsas ja ei näe inimesi. Eks siin mägedes on rohkem, Põhja-Itaalias on nagu rohkem seda ilmselt, aga seal, mida lõuna pool lähed, no see on hästi palju ikka küla otsas, linnakese otsas. Ja jah, siis nagu ei olnud seda nii-öelda omaette olemist väga, et Sitsiilias me leidsime natuke rohkem seda, kui nagu Itaalial, aga no ei, no Itaalias on kindlasti, aga me no praegu me ei läinud nagu mägedesse ka, sest et me tahtsime sooja ikkagi. Jah, me tahtsime sooja, et me teadsime, mägedes on nagu külm ja tuuline ja eks me nagu kaotasime tegelikult päris palju aega ka kokkuvõttes, et kõigepealt alguses, kui me siin Austrias istusime mingi 3-4 päeva kauem, ootasime seda jubinat, siis see dokumentide kaotamine, sellega me kaotasime tubli nädala, et ikka läks nagu. Jah, aga no selles mõttes ei kurda. Ei kurda ja nägime ikkagi ju ära, tegime tiivad peale. Et ju need asjad pidid juhtuma, aga ei, ma ka selles mõttes ma ei kurda, et tegelikult sooja me saime. Me nägime ikkagi nagu loodust ja asju ka, ajalugu nägime ka, aga Sitsiilia meeldis mulle rohkem kui nagu Itaalia sisemaa. Et kuigi Sitsiilias oli hästi palju prügi, nagu hästi palju prügi, aga mulle meeldis ikkagi Sitsiilia nagu rohkem. Ja, Sitsiilia oli natuke nagu ilusam. Või ta oli nagu metsikum selles mõttes võib-olla, võiks öelda. Aga no seal oli näiteks jällegi see, et hulkuvaid koeri oli. Mida Itaalias nagu sisemaal väga ei olnud. Mingid hulkuvaid koeri nagu ei näinud. No ju siin saare värka võib-olla. Jah. Siis ma ei teagi, rohkem nagu midagi negatiivset, aga ei olnudki. No jah, kütus on kallis. Kütus on kallis, jah. See on nagu negatiivne. Aga tolliteed ei olnud kallid. Ei olnud väga kallid, jah. Et põhimõtteliselt nüüd, kui me Sitsiiliast
tagasi Austriasse me maksime mingi 70 euri võib-olla, 70-80 euri. Et selles mõttes me tegelikult ei ole nagu palju, kui arvestades, et me Portugalis ühe väikse 300 meetri otsas maksime 60 euri. Et selles mõttes on hästi. Aga ma ei tea, me läksime nagu selle mõttega, et me olime nagu ise suht negatiivselt tegelikult mõjutatud, sest igal pool oli kirjas, et oi, nii, et ohtlik ja mingi kõik on paha ja bla, bla, bla. Tegelikult meil polnud mitte ühtegi situatsiooni, kus oleksime nagu mingid ebaturvaliselt ennast tulnud. Ei olnud jah, kordagi ei olnud sükest isegi ebameeldivat hetke või mingit sükest, et oleks mingi, see on ikka tundub ohtlik või midagi, et isegi kui me ühe korra olime seal, kui me läksime lennujaama vastu ja ööbisime seal ühes parklas, kuhu siis need noored tulid, siis tegelikult ma ei tundnud nagu mingit ohtu seal, on ja, et nad olid väga chillid, kõik olid väga okeid, kui me sõitsime ära, oli kõik nagu normaalne, on ja, lihtsalt, aga see oligi, see on nagu nende kodu, on ja, nende linn, on ja, nemad ongi harjunud seal, see oligi natuke linnast väljas, on ja, neil hea koht, kus nagu koguneda, nii et nad kedagi ei sega, on ja, lihtsalt meie juhtusime samal ajal sinna magama. Muidugi me nagu lähme ära, sest me tahame magada, nemad kindlasti istuvad veel tunde veel. Et, aga jah, mingit sükest ühtegi ohtlikku hetke või oleks tundnud kas või natukene ei tea, see on sketši või midagi, sükest asja ei ole kordagi olnud. Ja, et mingi tee peal keegi meid maha ei võtnud, et mingi fake asja teha ja mingit surumist ka kuskil nagu ei olnud, et selles osas ma ei tea, ei toonud nagu mingisugust negatiivset asja. Et selles mõttes me läksime küll selle arvan, issand jumal, mis saab bla, 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 et ei tea, on ju. Et äkki me ikka, vahepeal mõtlesime, et lähme nagu Hispaaniasse, et me ei tunne ikka hästi. Aga tegelikult see oli kõik meie enda peas kinni nagu. Et me olime lihtsalt netist nii palju lugenud mingit jama nagu. Ja no ütleme nii, et see päris Itaalia hakkab ikkagi seal lõunas nagu, et siin põhja poole ei olnud nagu seda Itaalia feelingut üldse, et ei olnud minu jaoks seda Itaaliat, mida ma endas kuidagi endale olen ette kujutanud, aga mida lõuna poole me läksime, seda rohkem see selleks muutus ja Sitsiilia oli ikka hoopis teine tera, et ja teiseks oli see, et igal pool räägitakse Itaaliast on nii nõmedad ja ma ei tea, mingi ebaviisakad. Ma ei saa selles osas küll nagu nõustuda, nad on nagu kui nad istuvad autorooli, siis nad on jobud. Kui nad istuvad autorooli, siis nad on kohe jobud nagu. Aga muidu me ei näinud põhimõtteliselt ühtegi ebasõbralikku inimest, nagu kõik olid sõbralikud. Rääkisime me ükskõik mis keeles, käte ja jalgadega me seal üksteisele asju selgeks tegime. Käte ja jalgadega kõlab valesti, aga nagu üldiselt ühtegi ebasõbralikku, pigem vastupidi nagu, et minu arust olid kõik inimesed väga toredad. Ja nagu võib-olla Eestise jaoks on see, et nad on hästi nagu ligitikuvad, et poes ka nagu nad tulevad sulle hästi lähedale, aga nad ei ole nagu ebaviisakad, nad lihtsalt on siuksed. See ongi nende jaoks normaalsus. Ja, et tänav oli poes mingi naine mul, ja siis mingi igal pool nad on mul hästi lähedal, aga nagu see on mu enda isiklik nagu see on su enda isiklik probleem, et sa eestlasena sündisid. Just, ma olen harjunud, et me eestlasena hoiame nii kaugele üksteisest, et see on nagu aga ei saa öelda, et minu arust ka iga söögikohas, ma ei tea, kuskil olime, nad olid kõik hästi sõbralikud, nagu kunagi ei olnud seda, et nad oleks nagu ebaviisakad olnud. Ja isegi kui nad ei oska inglise keeles, nad üritavad mingi paari sõna öelda, mida võib-olla, mis ütleb nagu ära, et mis ta siis ütleb. Teiseks, mis on ülihea, on Itaalias on ikkagi toit, nagu need pitsad ja ma ei tea, ma ei taha Eestis enam minna isegi kuskil pitsa kohta sööma, sest et see on nii teine nagu. Ja, nagu nad ei topi pitsa peale mingi 1000 asja. Neil on seal mingi 3 asja ja see pitsa maitseb nii hästi nagu. Ja see ei ole nagu läbi mingi õlist vettind, juustu ei ole seal nagu üldse nii palju, mingi paar mozzarella tükki on ja siis seda tomatikastet või pastat ei ole ka nagu hunnikus on ja, et seal on nagu see on nii hea lihtsalt. Me sõime nagu vist mingis 4. kohas see pitsat vist. Me sõime rohkem. Me sõime juba, kui Jane käis 3. kohas pitsat. Võib-olla jah. No me sõime päris palju igastest pitsat, ma ütleks. Ja nagu igal pool, kus me pitsat ossime, oli see parem, kui ma olen Eestis saanud. Just, nagu et nüüd kuskil, ma ei tea, mingi papa pitsas või mis iganes ta pitsakioskis, ma ei tahakski enam. Ära nüüd hakkasin teisi maha tegema, nemad teevadki teistsugust pitsat. Lihtsalt nagu, see on minu isiklik arvamus. Ma ei ole nagu, need õhukesed pitsad on palju paremast. Ja igas, kui ma pastasi sõin, need pastad olid alati mega head.
Risotot ma ei saanudki kuskil süüa. Sa oleks võinud võtta, aga sa ei valinud. Ma ei näinud ka väga, et kuskil valikus oli. Ka paaris kohas oli, kus me sõime. Aga ma ütleks, et me sõime väljas rohkem kui kuskil mujal, ütleks, kui eelnevate reiside puhul. Ma ei tea, Balkanil me sõime ka ikka päris palju väljas. Balkanil me ikka sõime ka. No ma ei tea, võib-olla jah, aga no üldiselt jah, me ikka sõime. Aga siin on väljas ka hea odav süüa. Just. No pizzad oligi, viimati võtsime 3 pizzat, selleks 19 €. Yeah. Et ja siis, kui me esimene koht seal kuskil, kus need teised eestlased ka olid, vaata seal linnas, seal otsime 2 pizzat, läks ka 14 või midagi siukest. Et noh, pizzad ei maksa mitte midagi, need on nagu suured pizzad. Ja noh, et ma ei tea, magustoidud olid head, me sõime mingi neid Sitsiilia, mingi enda seda lihavärki sõime ja no igast ei saa mitte millegi üle kurda, et kuskil halb toit oleks olnud. Jah, süüa teha nad oskavad, ütleme nii. Ja ma ei teagi, et minule arust nagu just, noh, ongi see, et meil no eks ikka nagu see negatiivne tunne jääb alati paremini meelde kui positiivne tunne. Et ongi see, et need teed ja need inimesed nagu liikluses on no meie suure osa ajast, see ikkagi nagu jääb meelde, et pigem ei taha sinna minna tagasi. Jah, no ütleme nii, et osad need olukorrad me oleks saanud ka ise vältida. Nagu, tegelikult ma ei saa öelda, et nad nagu oleks mingi läbinisti nagu mingid nagu väga ebaviisakad, aga nende see liikluskultuur on nii erinev, et nagu liiklusmärgid, ma ei tea, miks neil liiklusmärgid on nagu, keegi ei vaata neid liiklusmärke. Kui sa sõidad peatee peal ja kõrval tulevad need tänavad, millel on stoppmärgid ees, siis keegi ei jää seal stoppmärgi juures seisma põhimõtteliselt. Et sa lihtsalt nagu, ta tuleb, sõidab sul tee peale välja ja nagu pead ise vaatama, no kes julgem on, see saab läbi ja nii edasi, et ja noh, seal ei olnudki muud moodi võimalik, et sa pidid suruma ennast. Ringtee peal on ummik, sa pead suruma ennast sinna ringteele sisse, nagu sa pead suruma ennast vahele lihtsalt. Sa ei saa jääda ootama, sest sa jäädki sinna eluks ajaks nagu. Et noh, sa pead väga nahaalselt sõitma samamoodi nagu nemad. Ja, aga samas nad ei olnud nagu liiklus väga ebaviisakad. No jah, oleneb, jah. Ei saa öelda, jah. Et kui me sõitsime vastassuunas, siis tüübid ei olnud nagu mingi piip-piip ja mingi vaid nad olid okei, loll turist, me peame tegelema mingi vend, no okei, ta näid nagu viibutused poiss, aga noh, ta ikkagi tegi külgboks ja sõitis ja teised kõik ka tagurdasid ja nii edasi. Ja mitte kuskil ei lastud meil mingi piip-piipu või noh. Nad nagu üldiselt niisama ei pasunda, et nad pasundavad siukses kohas, kus on mingi pime kurv või midagi siukses kohas või vahest arve. Nagu eile nägime mingit juhtu, kus üks vend sõitis tolli järjekorras teised tagant sisse. No okei, ta ei sõitnud niimoodi, et pilpaid oleks lendanud on ja, aga no ikkagi sõitis sisse. Ja mõlemad läksid välja. No, põhimõtteliselt noogutasid üksteisele, ütlesid tšau ja läksid minema. Mitte ühtegi paberit ei täidetud, mitte mingit kindlustust, mitte mingisugust, no mitte midagi. Ükskõik läks elu edasi, ja Eestis oleks, no ma juba läksin kõrvalritta ära, et no siin läheb tunde enne, kui need vennad saavad jageletud. Ei, seal ei läinud nagu 10 sekundit, noh. Eestis seal oleks politsei kutsutud ja ma ei tea, mis asjad, et oi, mu kuradi 60 aastat vana Opel on kriimistatud või ma ei tea nagu, okei, 60 aastat vana Opel on juba unikum, aga üldiselt nagu, et ja no need ei olnud mingid siuksed tüüpilised Itaalia saanid, mis on pooled tükid küljest ära, küljeplekke pole või midagi, vaid üks oli tutikas Audi ja ma ei tea, ja no keegi ei nutnud nagu, et saadaks aru, et auto on ikkagi tarbeese ja nii on. Jah, et selles mõttes ma jällegi ei saa öelda, et nad kuidagi ebameeldivad on, nad on nagu viisakad ja ikkagi nagu arvestavad. Ja lihtsalt nende, ma ütlen, liikluskultuur on nii palju erinev, et kui Itaaliasse tulla autoga, siis peab arvestama, et sa ei saa sõita nagu Eestis, sa ei saa sõita nagu, ma ütleks, mujal Euroopas. Et sa pead nagu igal pool vaatama, nagu no, sa lähed ringi pealt ära, sest seal keerab üks tee välja, aga sealt läheb nende jaoks 3 teed välja nagu. Mis siis, et seal on mingi kollased jooned või 100 000 risti, et siit ei tohi minna. Nad sõidavad ikka 3 ringi. Mõnedes kohtades on ringtee, nad ei kasuta isegi ringteena, seda sõidavad lihtsalt nii, kuidas juhtub. Et noh, eks mina pidin olema see, kes kohaneb, sest mina tulin nagu siia sinna nende juurde, et jah, ma ei tea. Jah, aga sellega on jah, meie Itaalia on kõik ja nüüd me sõidame koju ja me täna natuke võib-olla teeme plaani ümber, et me sõidame Poola välja ja siis homme, sest tõenäoliselt homme võib-olla me ei saa sõita või no vaatab, mis homme saab. Aga igatahes
kui on küsimusi Itaalia kohta või mingid mõtteid, siis kirjutage, kommenteerige, küsige ja nii edasi, et nii palju, kui oskame vastata meie, aga kui tahate küsimusi suurlinnade kohta, siis selle kohta me ei oska vastata, sest me endiselt suurtes linnades ei käi. Ma arvan, et kõige suurem linn, kus me käisime, oli Veneetsia vist, jah, ma arvan. Jah, aga Veneetsia, ma võin öelda Veneetsia kohta seda, et üllatavalt kerge oli sinna minna meie jaoks vähemalt. Jah. Et ei olnud nagu keeruline sinna parkimist saada ja nii edasi, et... Ja Veneetsia, no tegelikult ongi see, et isegi kui käia suurlinnas, siis meie, nagu kui me käisime Pompeis või me käisime Veneetsias, me ainuke asi on see, me vaatame parkla, mis on nagu valvega. Et me ei pane mingi suvaliste tee äärde või kuskil suks, et okei, me maksame natuke rohkem, aga see väärt seda, et ma ei pea hiljem tegelema mingisuguste röövimistestega. Ja noh, off-season on kindlasti tunduvalt lihtsam seda parkimist ja kõike muud ka otsida, sest mõlemas kohas tegelikult parklad olid pooltühjad, võib-olla isegi Pompeis isegi rohkem kui pooltühjad, võib-olla veerandi täituvusega, et ei olnud nagu keeruline leida, aga jah. Nii et jah. Eks küsige, chatige ja ma ei tea, võite kommenteerida, kuidas teile meie Itaalia trip meeldis. Jah, leffa ka ikka ilusti. Oled nüüd viisakas inimestega. Nad näevad mind varsti. Ciao. Ciao. Näete, jah? On tuttav. Me oleme Poolas. Ints on täiesti haige. See on ka haige. Ja nüüd lõi mootori tuli ka. Mis viga see on siis? No õhukadu. Diagnoosin mina siis probleemi. Ei tea, kuidas ma näitan teile seda hästi. Oodake, ma panen lambi pähe. Ja, kas te juba näete selle, kus see kaamera näitab? Ühesõnaga. Kurat, seda ei ole hästi näha. Ma olen suht kindel, et see on see probleem. Näe, nii teki on näha paremini. Näete? Ei näe ka. Nüüd näete. Ühesõnaga, siin on see auk. See on õõrunud vasta seda ja augu sisse. Ja nüüd kui gaasi vajutasin, ilmselt lõi läbi. Ma proovin siia teipi peale panna ja vaatame, äkki Eestini veab välja. Nii et seekord siis, kuidas see ümber keerab. Oih, seekord siis vähemalt vähe väiksem viga. Vaatame, kas mu kuradi Gorilla teip peab seda Eestini vastu või ei pea. Loodame, et peab. Samas siin ei ole nagu auku läbi veel. Ei on, ma ei saa aru. Kuna mingi mikroauk on? Ma ei tea. Aga õline on ka rääks. Igatahes tulemuseta oleme igast asju proovinud, oleme 2 kohta üritanud minna mehaaniku juurde, aga tegelikult need on kinni, aga Google arvab see lahti. Ja noh, kell on juba palju? 11, et aitab. Me oleme proovime mingit magamist leida, et me lihtsalt 90 kilomeetrit tunnis sõidame. Ja homme on äkki hommik õhtust targem. Mingi poiss käis ka üritas meid aidata praegu, aga ei aitanud. Poola poiss, jah. Tal oli ka mingi OBD 2 lugeja, aga see oli ka siukene odav, et suht siuke nagu mulgi. Mingi juhtmega, aga see ei suutnud ka kustutada või siis on see probleem ikka aktiivne ja seda ei saagi kustutada. Et see tekib kohe tagasi.
Anyways, next hoiame updated. Hoiame siis update'itud. Hommikul otsisime siis meil Intsu sõber siis ütles, et siin peaks olema siuke koht nagu Intercars, midagi siukest, et sealt saab, või Interparts, et sealt saab siis juppe. Nii et me läksime siis sinna hommikul ja ilusti rääkis tüüpi inglise keeles, mis oli väga tore. Ja siis me saime selle juppi kella 9 ja siis ta andis meile mingi mehaaniku koha ka veel. Ja me saame sinna ka minna. Ja nii, et siis päeva jooksul äkki saame selle korda ja siis me saame edasi sõita. Aga naljakad hääl täpselt isu. Aga minu ka arsti asjad, et nagu te mäletate, mul põlepõletik on ja mis siin toimub. Ja eile ma käisin siis arsti juures, või mitte arsti juures, vaid apteegis Poolas, et Poolas juba peaks saama digiretseptiga. No naine surub, ei saa, no me räägime mõlemad translate'iga, sest et inglise keelt ei rääkinud. Ja nüüd ka käisin poes, aga ma käisin mingi suuremas apteegis. Seal ka lähen letti, naine ütleb, ei saa. Siis ma hakkasin ära minema, siis mingi noorem tüdruk jookseb mul järele. Ta mingi, et oota, tegeleme sellega. Tema rääkis ilusti inglise keelt ka nagu, et teine ei räägi mingit inglise keelt. Ja sain kätte tema rohud. Tema seal uuris, susserdas ja siis ta oli mingi, et mul on vaja su ID-kaardi, blablabla. Küsis mu nime üle ja mis iganes ja sain oma tabletkad kätte. Ja ei olnud nii raske, aga vanad mutid ei olnud nõus mulle andma, nad ei viitsin siis tegeleda. Ma rääkisin ka selle apteekri ja ta küsis mingi ka, et kuidas seda teha, et kuidas Eestis on ja nii. Ja siis ma rääkisin ka, et teile ei saanud, sest et nad ei viitsi tegeleda sellega. Nii et võt, nüüd ma saan ennast ravimaga hakata juhu ja äkki saame Matildaga korda juhu. Aga eks ma hoian update'id. Ilm on täna kohutav. Halloo! Me siis eile õhtul rohkem filmid, sest pime on, nagu ikka juba 3 on kott pime. Ja me ei hakanud pimedas filmima ja teiseks Ints on väga haige ja mul oli eile räme migreen ja siis ei jõudnud me midagi mõlemad teha, aga Ints siis update'ib, mis sai? Esiteks me oleme Leedus ja sõidame nüüd kodu poole, Eesti poole. Täna peaks siis koju ära jõudma, kui nüüd ühtegi üllatust rohkem ei tule, aga põhimõtteliselt mis siis sai eile? Vist viimati nägid seda, et ma sain uue selle turbolõdviku. Turbo ja interkuuleri vaheline lõdvik oli siis see, mis oli vasta raami käinud. Vahetasin selle ära. No see lõdvik ei olnud päris õige ka, et väga hästi ta sinna ei sobinud, kuidagi sain ta sinna paika. Vähemalt ta ei leki. Aga kood ära ei kustunud ja kood ise ära kustutada ei saanud meie OBD selle Hiina junniga. Seal, kus ma käisin juppi võtmas, sealt me küsisin ka soovitust mingisuguse remonditöökoha kohta ja nad andsid mingisuguse ja ma läksimegi sinna kohale. Sõitsin lihtsalt hoovi ja peale selle, kui ma jupi ära vahetasin ja läksin sinna sisse. Mingi töötaja, nii kui ma hakkasin inglise keelest taga rääkima, viis mul mingi tädi juurde või mitte tädi juurde, leti taga siis, ilmselt mingid letitöötajad, kes need on seal, viis tema juurde. Tundus, et see oli mingi üks omanikudest, kes rääkis siis ilusti inglise keelt muga. Kutsus oma mehe, kes rääkis ka ilusti inglise keelt ja seletasin siis ära, mis mu mure on. Mees võttis kohe selle oma OBD tafli ja tuli meil sinna bussi juurde ja üritas siis kustutada oma enda asjaga. Ei saanud ka kustutatud, et kood ei kustunud ära nagu. Ei saanudki kustutada seda. Ja siis ta tegi seal mingit tšiki-prikit ja ilmselt kustutas siis mingid näitajad, pani nulli, et need hakkavad nagu uuesti, auto peab siis uuesti õppima mingi aeg. Ütles meile, et sõitke 50 kilomeetrit ja siis on korras nagu. Sõitke 50 kilomeetrit, siis on korras. Mine tea, mootori tuli veel vilkus on ja mul ei olnud oma OBD lugejad ka, aga ta näitas oma seal arvutis, et ühtegi koodi enam üleval ei ole. Ta ütles, et see ilmselt see vilkumine on sellepärast, et ta õpib alles, et pärast siis peale 50 kilomeetrit peaks ära kaduma. Olgu. Uskusime meest ja hakkasime siis sõitma ära
Maksma läks 13 euri see mulle, see lõbu mulle, et ta seal toimetas, nii et tegelikult ei maksnud mitte midagi põhimõtteliselt. Ta ütles, et pane mulle üks hea Google review ja ma teen sulle odava hinnana. Ma ütlesin, fine, sobib. No 50 kohalikku tegi siis ja see on siis mingisugune 13 euro raha. Ja siis hakkasime sõitma, buss käitus normaalselt, kuigi mootori tuli vilkus, turbo oli tagasi, jõudu oli, kõik liikus normaalselt. Ega ma muidugi vajutada ei julgenud, võtsin ikka rahulikult, kiirendasin, sõitsime mingi 95-ga kiirtee peal ja sõitsime siis Leetu välja või Leedus läksime poodi. Siis panin esimest korda bussi seisma peale seda käiku sinna mehaaniku juurde. Ja enne imet peale seda, kui bussi uuesti käima panime, mootor tuli kadunud ja buss nagu töötab jälle normaalselt. Ega ma praegu vajutada ei julge ikkagi, sest ma ei ole 100% kindel, et see oli selle lõdviku probleem. Et ma üritan taga nüüd koju tagasi sõita ja siis ma viin ta sinna oma mingi mehaaniku juurde ja lasen tal üle vaadata selle. Ja siuke lugu ongi. Praegu meil siis asi toimib, töötab, nii et kõik on normis, saame normaalselt sõita, ei pea siin liigselt muretsema, nüüd on lihtsalt vaja need Balti riigid siin üle elada, et saaks koju. Oi. Aga magasime siis oma tuttava torni juures Leedus, et kes mäletab mingi siuke tornike meie Hispaania reisi ajal ka vist magasime seal, et see on meil siuke üks lemmik kohtadest siis nüüd nii-öelda või nii, see on siukse mugava koha peal meie jaoks, et tuled Poolast üle piiri ja sõidad sealt Kaunase juurest mööda ära, et sa ei ole seal Kaunase selles ummikus enam ja siis oled siin kuskil maal kohal ja see on siuke väga rahulik koht, seal ei ole veel kordagi meid keegi segamas käinud ja hästi rahulik on seal, nii et seal oli möösel ja nüüd paneme kodu poole. Jah, lähme koju pesema, sest nagu näha, seda ei ole ammu tehtud. Oh, ja. Mul oli ikka väga raske öö ka täna, et ma ei tea, mis haiguse mulle Kärt on andnud, aga igatahes mul oli väga kehva öö, et ma ei maganud peaaegu üldse ja igistasin nagu põrsas, nii et ma haisen nagu tõhk raudselt. No me ise enam ei tunne, sest me ise elame selle sees. Ja. Aga ja esimene asi on see, et me saame koju pesu ja täna hommikul oli meil ka veeavarii, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga meil terve buss, kui ma pesin nõud ära, kõik kuppus, nii et meil oli veel siin mingid draamad. Et jah, nagu ikka, bussielu. Aga olgu, nüüd küll aitäh, et vaatasite ja näeme siis mitte varsti, vaid järgmise seeriaga, sest muidu ma sõnun jälle ära. Ja, eelmine kord mõtlesin seda. Ütlesin Kärt, et varsti näeme ja sellepärast buss läkski katki jälle. Ja, nii et näeme järgmine seeria. Jep. Ciao. Ciao.